Tere tulemast! Oleme jõudnud siis sisustusmessil sellisesse boksi nagu Harmtex ja Harmtex, ma näen, et nagu te isegi võite näha, tegeleb kardinatega, erinevate kardinalahendustega. Milline on siis tänapäeval selline popp kardin või mida siis inimesed kõige rohkem küsivad? Ma arvan, et meil siin täna boksis ongi olemas kõik need kardinad, mida inimesed küsivad. Küsitakse päevakardinaid, külgkardinaid, nii-öelda pimendavaid kardinaid. Küsitakse tehnilisi kardinaid, ruloosid, ribakardinaid, voldikkardinaid. Need on siis need alt ja ülevalt avatavad. Samuti ka roomakardinaid. Et ma julgen arvata küll, et meil on täna kõik olemas, mida üks inimene kodu sisustamisel vajab oma akende ette. Need võimalused on, ma saan aru, on lõputud? Võimalused on lõputud ja seda suurendab kindlasti, üks on kardinatüübid, aga teine asi on kanga valik, mis sinna peale saab siis panna. No neid on tõesti palju, sadu ja sadu. Ma saan aru, et inimestel ongi tegelikult endal on võib-olla raske valida, et kui teie juurde tulla, siis ma saan aru, et saab väga personaalse sellise lähenemise kogu sellele kardinavalikule. Just nimelt, et kuna meie juba oleme aastaid ja aastaid tegelenud kardinate valmistamisega, me tõesti külastame väga paljusid kodusid ja me juba tajume seal koduruumis ära ja isegi pildi peal, kui inimene tuleb salongi, et me saame aru, mis tal sinna vaja on. Et üldiselt, jah. Ma saan aru, et ega see kardin tegelikult ei ole nagu lihtne ainult nagu riidetükk, et selle taga on tegelikult päris palju sellist tehnoloogilist tööd ka, et võib-olla räägid lähemalt, et milliseid nagu selliseid tehnoloogilisi lahendusi siis kardinad võimaldavad, et näiteks on nad kuidagi soojust ära juhtivad, et kaitsevad nagu nii-öelda tuba hoiavad nagu jahedana suvel või elektrilised kardinad või nii edasi, et millised need sellised tehnilised lahendused on siis? No tehniliste, näiteks kontorites soovitaks mina ruloosid, screen-ruloosid. Need on sellised rulood, millel on pisikesed augukesed on kangal sees, et murrab kenasti päiksekiire ära, jätab selle suurema kuuma akna ja kardina vahele ja samuti siis see päikesekiir murdub ära seal, et saab mõnusasti tööd teha. Ma saan aru, et see korra astume siia, see on tegelikult see kardin siin, jah? Just. Aga ütleme, kodudes ka vahel ikka kasutatakse screen-ruloosid, aga kui nüüd rääkida, et tahaks pimedat tuba või tahaks päikest varjata, siis on päris palju ka külgkardinate võimalusi. Et tegelikkuses ükskõik milline tihedam kardin juba võtab ju päikese ja sooja maha, aga on olemas ka termokangaid. Ja. Kas need kuidagi on siis eraldi nagu töödeldud või kuidas saavutatud on selline materjal, mis siis näiteks juhib ära soojust aknast? Osadel neil on niisugune läikiv tagakiht, et siis nad võib-olla peegeldavad tagasi, et see on nende võib-olla kõige parem selline funktsionaalsus. Aga nagu ma ütlesin, et võib olla ka lihtsalt niisugune tummisem kangas ja juba see ka võtab päikese maha ja soojuse. Nii, tuleme siis tagasi võib-olla korra nende mootoritega kardinate juurde ja ma saan aru, et tegelikult vahel nagu lähevad need kardinad ka, kui on sellised, kuidas sa kutsud neid, sellised lainelised kardinad, siis nad lähevad nagu sassi vahepeal ja kogu aeg peab sättima ja siluma neid, et selle jaoks on kindlasti mingid lahendused tegelikult ju välja mõeldud. Ja hästi populaarne on siini sees kasutatakse nöörliugurit, et see hoiab kenasti siis kardina voldi ja te ei pea sättima. Nüüd mootoritega kardinatest rääkida, siis kõiki kardinaid saab põhimõtteliselt mootoriga juhtida. Et ma soovitan ise mootoreid kasutada, kui on hästi kõrged laed või on hästi laiad ja suured aknad, et sa ei peaks selle kardinaga käima kilomeetreid maha nii-öelda või tirima teda kuskilt 5-meetrist kardinat kuskilt alt nurgast, Et see on niisugune mõnus, hea lahendus. Et on võimalik teha külgkardinaid, päevakardinaid mootoriga, on võimalik teha voldikkardinaid, ruloosid, ribakardinaid, roomakardinaid, no põhimõtteliselt kõike nagu. Et mootoriga kardinaid saab ühendada hoone automaatikaga, et sa saad nutikodust juhtida, võivad olla ka puldiga juhitavad, lülitist juhitavad, telefonist juhitavad, et saab erinevaid stsenaariumeid teha, et näiteks iga päev avanevad kardinad kell 7 hommikul. No, see on ju suurepärane võimalus ja kardinad jäävad nagu puhtamaks ka selle tõttu, et sa ei pea neid näppima nii palju. Jaa, absoluutselt, just. Ega seda tekstiili ei ole vaja tõesti niimoodi käia puudutamas just. Suurepärane.
aga puit, ma näen puidust rulood siin tegelikult, et kas puit on endiselt väga moes ja auses inimeste nagu hulgas? Jaa, et puitribakardinad, eriti ütleme niisuguse suurema lipiga, ütleme 5-seid ja 35-seid puitribakardinaid, et me tõesti müüme täna neid palju, kuna aknad on suured ja see puit on iseenesest, noh, ma ise võrdlen seda, et ta on nagu juba mööbliese, et ta mõnusalt teistsugust tekstuuri toob sinna koju juurde ja ma arvan küll, et see on populaarne. Kas ongi pigem siis näha nagu inimeste pealt, et aknad lähevad järjest nagu suuremaks, et on vaja rohkem riiet? Jaa, seda küll kindlasti, et kui me võtame siin paarkümmend aastat tagasi, siis ilmselt tehti niisuguseid pisikesi standardaknaid, et täna ikkagi on aknad maast laeni ja seinast seinani, et on päris palju tubasid, kus on ikkagi kaks seina kindlasti toa 4 seinast on aknaga kaetud. Et inimestel kütterahast kahju ei ole, ma saan aru? No ma julgen arvata, et täna need aknad nii väga külma sisse ei lase. Kas kardinad ka kuidagi aitavad selles osas nagu ikkagi sooja nagu seespool ka hoida? Jaa, no selles mõttes ikka muidugi, et ta ei lähe ju siis välja, et kardin hoiab selle akna ja kardina vahelise ala, seal on hoopis teistsugused temperatuurid, muidugi. Me oleme tegelikult sattunud siia ühe bussi ette ja ma saan aru, et ma ei hakkagi kohe reviilima, aga ma saan aru, et see on teile üsna ainuomane nagu lahendus teie firmale, et millega siis täpsemalt tegu on siin selle bussi näol? Jaa, ma arvan küll, et see selline buss, kus on kardinasalong nii-öelda bussi ehitatud, on meil, ma arvan, ainulaadne Eestis. Et selleks, et tüdrukud, meie disaineritüdrukud saaksid kiirelt ja efektiivselt kliendini ja klient ei peaks tulema meie salongi, vaid säästab oma aega sellega, et siis me mõtlesimegi sellise lahenduse välja, et miks mitte minna salongiga kohe siis kliendi juurde. Et ma arvan, et see on nagu niisugune väga hea, nagu, et tavapäraselt on ikka, et tuleb klient salongi, siis me läheme koju, siis ta võib-olla tuleb veel korra salongi, et veenduda, et kõik õigesti on värvid ja materjalid, et jah. Kas siis sisuliselt klient algusest peale nagu protsessi algusest ei lahkugi kodust, et tulete tema juurde ja kõik protsess toimub siis nagu tema kodus? Jaa, just, et me läheme koju, me läheme bussiga koju, meil on kõik näidised kaasas, me saame seal mõõta, me saame kliendiga käia bussis ehk siis salongis ja siis me saamegi kohe astuda tuppa, et me saame selle kõik paari tunni jooksul lukku panna. Aga miks on kasulik selles mõttes seda, et minna nagu kliendi koju selle asjaga, kui selle asemel, et klient tuleb nagu kuskile poodi ja vaatab üle need erinevad värvitoonid ja lahendused nii-öelda, et miks see nagu hea on, et te just koju lähete? Aga kui sina kardinaid hakkad tellima, mida sina eelistad? Kas sa eelistad oma aega säästa, täna on see aeg on ju oluliselt väärtuslikum. Või kolada mööda salonge ringi ja kulutada, et lähen ühe korra, veedan seal 2 tundi, lähen teist korda, siis võtan veel koju omale on ju need näidised. Et ma arvan, et tänapäeval on see aeg tõesti niivõrd väärtuslik, et tellida kardinad ära 2 tunniga on ju, et ma arvan, et see on väga mõistlik. Ma olen ka tegelikult kuulnud, et erinevad nagu valguslahendused nagu mängivad väga suurt rolli tegelikult selle juures, et kuidas seda kardinat nagu valitakse. Just, et salongis on meil kindlasti üks valgus, siinsamasel messil on meil kindlasti teine valgus, on ju kodudes hoopiski 3., 4., 5. valgus on ju, et kõik oleneb, et kui soojad toonid või on külmemad toonid seal kodus valguses, kui palju seda valgustust on, kui palju just sinna kardina peale seda paistab, on ju, kui suured on aknad, ja mis värvid on seal võib-olla seintes ja noh, seal läheb ilmselt vaibani ja mööblitükini välja, mis võib kõik seda mõjutada. Et kliendi jaoks on hästi oluline, et millise halli kardina ta siis lõpuks saab või beesi kardina või on see kollane või roheline, on ju, et see värv oleks ikkagi õige. Ja, sest halle on ju 10 ja võib-olla 100 ja mõni hall võib-olla mõnes valguses näebki nagu roheline välja. Just, et on sooja halli ja külma halli ja kui see klient on omale ikkagi võtnud mõttesse, et talle peab kindlasti minema soe halli, et siis seda tuleb ikka seal kodus katsetada just. Et ta sobiks selle seina ja diivani ja vaiba ja kogu muu interjööriga kokku. Suurepärane, et olete mõelnud muidugi selle peale.
kui olete muidugi huvitatud kõigest sellest, siis Harmtex ootab teid hetkel ka sisustusmessi, aga muidu saab teiega ühendust kus kohas? Ja meie salongid asuvad Pärnus, Valdorfi ärimajas ja on Tallinnas, Väike-Järve ärimajas, et astuge aga julgelt sisse, oleme esmaspäevast reedeni avatud. Ja muidugi saab ju meid kutsuda koju igal ajal, et see on ainult kokkuleppeliselt ja me oleme kohe nõus tulema. Kindlasti on teil mingisugune veebiaadress või mingi selline koht ka, kus saab et kõik kontaktid üles leiab? Just, et meie kontaktid leiab kodulehelt www.harmtex.ee. Lisaks tasub kindlasti meie tegemisi jälgida Instagramis ja Facebookis, et kõiki pilte oma tegemises kahjuks ei jõua üles lihtsalt füüsiliselt panna, aga valikpilt on seal tehtud töödes kindlasti olemas, et sealt leiab päris palju näiteid kõikide kardinate kohta. Suurepärane, kui teid nüüd hakkas huvitama asi, siis võtke kindlasti julgelt ühendust, saate endale väga personaalse lähenemisega teenuse ja teeninduse, nii et kui olete valimas uusi kardinaid, siis teate, kuhu pöörduda. Harmtex ootab teid.